olen päris kindel, et kindlasti täitis ta seda eesmärki. Selline avatus, meil omavaheline avatus on läinud kindlasti tubli sammu võrra suuremaks. See kommunikatsioon on selline meil omavahel, et kus ilmselt osapooled tunnevad ennast mugavamalt, olles ennem läbi käinud selle koolituse tee, mis tegelikult ju avas nagu selle suuna sinna koos tegemise suunas, mitte kaugenemise, vaid lähenemise suunas just. See oli väga sujuv, selles mõttes kõik oli sujuv, sa ka olenevalt teemast või kuhu suunda hakkas nagu teema minema, täitsid seda kohe mingi materjaliga kõrvalt. Seda oli päris äge vaadata. Ja teine asi, mis mulle hästi selle juures meeldis, olid need praktilised ülesanded. Sa panid nagu mõtlema inimesed, üks on see, et nad kogu aeg mõtlevad kaasa, aga siis on see, et seal taga on mingisugune filosoofia või mingisugune psühholoogia, kus need küsimused on tekkinud. Ja oleme ausad, et päris huvitavad ka enda suhtes ja ka teiste suhtes, ütleme, päris mitu huvitavat leidu tuli sealt välja. Ütleme nii, et võib-olla oli alguses isegi nagu skeptiline, aga tulemus oli väga hea. Kindlasti avanesid, selles mõttes kõik rääkisid üsna vabalt, ilma filtrita ja ütleme selline ilma filtrita olek on siin nagu ennem ka, ise ka püüdnud hästi kultiveerida ilma filtrita suhtumist ja suhtlemist. Nüüd liiga palju pole ka koolitusest möödas, kuid siiski ütleme, retoorikas on toimunud mingisugune muudatus. Kindlasti sellistele juhtkondadele, kus on koos palju erinevaid inimesi, ehk erinevaid valdkondi, kõigile on ju oma valdkond on südamelähedane asi. Sealhulgas juhatustele kindlasti soovitan, et kui sa oled ka ütleme juhatuses, siis sa pead natukene valdkondade ülesemalt mõtlema või püüdma seda oma juhatuse liikme vastutust ka ikkagi kõvasti järele upitada. Muidugi on tore, kui sinu valdkonnas on kõik korras, aga päeva lõpuks vastutad sa ju ettevõtte tulemuse eest tervikuna.